Iga kord on nüüd niimoodi, et kõnnite ringis on ja siis me ütleme stopp. Meie projekti eesmärgiks on ühendada Eesti ja vene rahvusest noori. Täna oleme oma projektiga jõudnud järgmise verstapostini. Tallinna Ühisgümnaasiumi õpilastele on külla tulnud Tallinna Pae gümnaasiumi õpilased. Tantsupärandal on 28 võistlejat, tantsitakse sambat ja rumbat ning iga tantsu järel vahetatakse partnerit. Žüriis istub 50 õpilast, kes selgitavad välja parima tantsivad tütarlapse ja poissi. Kohtunikeks on meie kõigi poolt armastatud, alati tublid ja alati abivalmis Kristjan Esko-Veskimäe ja Eduard Korotin. Kui sa võtaksid tänase tantsumaratoni kõige positiivsemad muljed kokku, kuidas need kõlaksid sinu arust? Need kõlaksid väga hästi, et nagu see üritus oli suurepärane minu arust see, et erinevatelt rahvustelt inimesed tulid kokku, tantsisid nii, et mitte eestlane eestlasega, vaid ka erinevalt. See oli minu arust väga positiivne. Muljed on ainult, mitte mingeid negatiivseid muljed, et mulle ei ole siiamaani pähe tulnud, mis seal üritusel võisid olla. Super! Räägi meile oma emotsioonidest ja tunnetest tänasel tantsumaratonil. Emotsioonid olid väga toredad sellest, et vene kooli õpilased olid hästi tähtsakad ja liikusid palju ja tantsisid hästi kavadel kõik selged. Et algul küll mõtlesin, et äkki tulevad ja ei oska, aga olid oma ülesande hea täitnud ja õppisid sammu selgeks. Mida teile ütleb loosung erinevad rahvused, üks riik? No, ikka see ütleb mulle, et kõik need inimesed, kes elavad see riigis, peavad suhtlema, peavad töötada koos ja et elu oleks parem meie riigis. Kas teil on nädalas piisavalt palju või vähe eesti keele tunde? Я считаю, что в нашей школе можно было сделать еще больше уроков эстонского языка. Так как 4 урока в неделю, это очень мало, чтобы освоить язык, и нужно больше практики и больше времени для изучения. Mida uut andis sulle tantsumaraton? Ну, я попробовала себя в танцах, потому что я вообще занимаюсь спортом. И я не хожу на высоких каблуках. Вот. И мне было это очень сложно. Но мне понравилось. Вот. Физически было сложно? Да, физически было сложно. А что понравилось? Ну, понравилось, что все на тебя смотрят. Ну, это как внимание. Kui sa võtaksid kokku tänase partnerite tantsumaratoni kõige positiivsemad muljed, kuidas need kõlaksid? Мне очень понравилось танцевать с разными людьми, с разными детьми. И каждый по-своему двигается, и здесь так позитивная энергия, очень интересно. Я бы хотела еще участвовать. Kas tantsupartnerid võivad üksteisesse armuda? Да, я считаю, что, конечно, они могут влюбиться в друг друга. Ну, почему? Ну, смотря как мужчина, мальчик двигается. Ну, это же очень красиво, когда мужчина умеет двигаться, пластичный, и ты в это влюбляешься. Мне кажется, что мужчина может влюбиться в девушку, как девушка может влюбиться в мужчину, потому что как мы нашли друг друга, мы влюбились в танцы. Да, Да. Вот. Как это случилось? Это случилось на тренировке, мы уходим на одну тренировку по танцам, и так это и получилось. Только мы занимаемся не бальными танцами и не Спортивными. Да. Et siis, kuidas teile meeldib selline üritus? Väga tore on. Miks? See arendab suhtlust teiste inimestega Ja sellised tantsid nagu samba ja rumba on sellised huvitavad ja väga aitab suhelda inimestega. Mis tants teile rohkem meeldib, kas rumba või samba? Mulle meeldib rumba, sest ta on selline aeglane tants ja mulle meeldivad rohkem aeglased. Sulle? Mulle meeldib samba, sest see on hästi energiline. Energiline.
kas tantsupartnerist sõltub ka midagi? Natuke sõltub, aga kui sa ise oskad tantsida, siis saab hästi hakkama. Kas tantsupartneri iseloom on tähtis? Ma mõtlen nii, kui ta lihtsalt oskab tantsida, siis kõik, siis on hea. Tohib teid küsida? Tervist! Kuidas teile meeldib selline üritus? Mulle väga meeldib näiteks, et ma olen ise tegelenud võistlustantsuga ja minu arust on väga hea üritus. Kuidas sulle? Mulle meeldib ka. Miks? Не знаю, люблю танцевать. Kas järgmine tantsumaraton võiks toimuda näiteks Stockholmis, Moskvas või siis kuskil mujal? Kuidas teie arvate? Mille jaoks võiks ikka Eestisse jääda? No, kas võib-olla teie tahtsite tantsida ka Stockholmi lastega või õpilastega? Ma ei teagi. Ma tean, et nendel on tase suhteliselt normaalne, et ma arvan, et konkurents oleks olemas. Mis tants teile rohkem meeldib, kas sumba või rumba? Ma mõtlen, et rumba. Rumba, да, rumba. Который поживей. Это rumba? Rumba. Samba. Samba. Väga tore, aitäh. Tantsige edasi. Tervist, tohib teid küsida. Kui tähtsaks te peate tantsuoskust kehakeelena? Väga tähtis on. Miks? See on väga tähtis. On see raske küsimus? On raske küsimus. Kuidas teie arvate? Ei, seltskonnas on tantsimine ikka vajalik, et ja väga vajalik oskus. Tohib ka teid küsida. Kas tantsumaraton ikka meeldib teile? Väga meeldib. Väga meeldib. Miks? No see on huvitav. Ja... Nüüd me oskame tantsida, nüüd me teeme, mis on rumba, mis on samba. Ja siis mis rohkem meeldib, kas rumba või samba? Rumba. Samba. Aeglane, romantiline tants. Ja samba see on kiire ja energiline selline. Kas tantsupartneri iseloom mängib mingisugust rolli? Väga mängib. Suur rolli. Suur osa. Mida te olete omavahel jõudnud täna juba rääkida? Mitte midagi. No, mulle meeldib see projekt, see on väga huvitav, et me võime tantsida koos eestlane tüdrukud väga ilusad. Miks sa arvad, miks on venelastel vaja Eestis eesti keelt osata? Sest me oleme Eestis ja see on see on väga tähtis, et ma ei tea, miks. Me oleme selles maas. Kuidas projekt siiamaani on sujunud? Mis on sulle kõige rohkem meelde jäänud? Väga hästi on sujunud ja ta ongi kogu aeg mu paariline olnud, kogu aeg üks sama inimene. Et hästi on läinud. Kuidas sulle vene rahvusest noored tunduvad? Poisid on küll väga sõbralikud, naeratavad kogu aeg ja ütlevad tere. On neil mingi erinevus ka Eesti noormeestega? Ei oska, ei ole eriti, ma arvan. Mis keeles sa sooviksid vene rahvusest inimestega rääkida? Eesti keeles, inglise keeles või hoopiski vene keeles? No, kuna ma oskan eesti keelt kõige paremini, siis eesti keeles. Aga kui vene keelt oskaks, ma räägiks ikka vene keeles ka. Õpid sa koolis vene keelt? Jaa. Kui kaugel oled juba jõudnud, mis sa suudaksid talle vene keeles öelda? Straassite. See on kõik. Ei oskan ikka rohkem. Kuidas sa näiteks paluksid teda tagasi tantsupõrandale tantsima vene keeles? Ma saan alustada mingi tantsuaaja, ma ei tea. Aitäh sulle. Nad tulevad siia poole, tervist. Mõlemad eestlased. Räägime siis sulaselges eesti keeles ja öelge palun ausalt, mis te sellest projektist arvate? Tegelikult on see väga tore projekt, sellepärast, et saame tantsida esiteks ja teiseks me saame nende venelastega ka nagu tuttavaks. Saame võib-olla uusi sõpru isegi. Mis te olete siiamaani venelastega rääkinud? Suhteliselt vähe, peamiselt tantsust ikkagi, et on antud näpunäiteid ja nad aitavad meid lühidalt. Kui sa midagi halvasti tees, pole viga, õpetavad ja aitavad edasi. Mis oleks need teemad Eesti ja vene noorte vahel, mida võiks ühiselt koos arutada? Ma arvan, et ükskõik milline teema, et siin ei ole mingit takistust või midagi.
ükskõik millest. Kui palju te üldse tavaelus vene rahvusest noortega kokku puutute? Viimasel ajal suhteliselt vähe, ennem nagu pisut rohkem, et kõik oleneb elukohast, et ma näiteks vanasti elasin Õismäel, et siis ikka puutusin rohkem kokku, aga nüüd ma olen linnast väljas ja suhteliselt vähe puutun kokku. Millised mälestused sul Õismäelt on venelastega? Enamuses positiivsed, no mingil määral ka mõned negatiivsed juhtumised, aga enamus kõik on positiivsed. Vene inimesed on suhteliselt abivalmid. Siia, tulge siia. Sina oled siis vene koolist ja sina... Vastupidi hoopis, jah. Selge, vabandust. Millest te olete jõudnud siiamaani omavahel rääkida? Ja tegelikult on mul vana laagrikaaslane, et kokku sattumus. Siis me oleme rääkinud, kuidas meil on läinud ja nõnda. Nii et selline asi on täitsa olemas Vene ja Eesti laager? See oli tegelikult Kurgjärve spordilaager. Ja seal me nagu saime tuttavaks ja nüüd siiamaani oleme, siis saame läbi oma vahel. Nii et sport ühendab ka teistmoodi? Jah. Kuidas sinu eesti keele oskus on? Palju sul eestlasest sõpru on peale tema? No eesti keele oskused on edasi-tagasi, natukene oskan, aga mitte väga hästi. Mis sa arvad, miks on vene noorel Eestis vaja praegu tänasel hetkel osata eesti keelt? No sest, et me elame Eestis ja siis me peame oskama eesti keeles räägima. Mis oleksid teie mõtted, kui te saaksite ühe päeva olla haridusminister? Mis te muudaksite oma koolis, haridusprogrammis, mis viiks vähe lähemale nii vene noorele kui eesti noorele teineteist? Kui ma oleksin haridusminister või? Ma arvan, et ma ei oska selle kohta midagi öelda, sest ma ei ole niimoodi mõelnud. Et minu arust praegu mul on väga head suhted nii eesti õpilaste kui ka siis vene õpilastega, kes Eestis elavad. Kuidas neid suhted veel paremaks muuta peale tantsu? No, ma ei tea. Ma arvan, et lauldes ja sporti tehes. Nii et ühine selline Eesti-Vene laulupidu? Ei, no kas nüüd ühine laulupidu, et aga ma mõtlesin just, et näiteks no sport kindlasti ühendab. Ja samamoodi ka tants, kes käib ka vist spordi alla, ma arvan. Aitäh teile! Palun! Kuidas te suhtute sellesse projekti, mis täna siin toimub? Kas vene keeles tohib? Ei tohi. Miks? No proovige. Väga meeldib see projekt, väga huvitav ja siin on väga palju noorte ja ilusad tüdrukud. Mis sulle veel selle tantsu juures meeldib? See sama lõppeesmärk, et see ühendaks Eesti ja vene noori. Mis sa sellest arvad? Ja, mulle meeldib suhtleda eestlastel ja vene... No, mul on... Venelased. Ja, venelas ja eestlast. Miks te arvate, miks on vene noortel vaja Eestis õppida eesti keelt? Sellepärast me elame Eestis. Ja. Teeme teada seda. Kui palju teil on eestlasest sõpru? 5, 6, see on sõpru ainult üks, aga nakomõh. Tuttavaid? Ja, tuttavaid on palju. Millest te omavahel räägite oma eestlasest sõpradega? Mis need teemad on, millega... Käsi käib. Meil ei ole eestlased. Miks sul ei ole siis? Ei tea. Mitte ühtegi? Ei. Kuidas see nii juhtus? Ma ei tea. Aga täna oled juba mõne sõbra endal siit leidnud? Eestlase? Võib-olla. No ma lõpetasin see keelekumblusi klassi, kas te teate eesti keelekumblusi klassi ja sealt ma õppisin eesti keel. Millest te olete jõudnud siiamaani omavahel rääkida juba? Niisama tantsust räägime ja väga ei räägi. Kas vene noormehesse võib ka ära armuda, kui sa praegu vaatad tal silma sisse? Ma ei tea, kas nüüd niimoodi võib ära armuda, aga kui nagu juttu rääkida ja kuskil kohvikus äkki, siis tõesti. Kuidas siiamaani projekt sul on tundunud? Kuidas läinud on? Väga hästi on, ma arvan. Selles mõttes, et tantsupõrandal on hea suhelda. Muidu me ei puutuks üldse nendega kokku. Selles mõttes mulle meeldib. Millised üritused sinu arvates veel võiksid ühendada Eesti-Vene noori? Küll on pakutud siin spordiüritusi välja, siis ühist laulupidu. Mis sulle mõttesse lööb? Ma ei oskagi öelda. Ma ei ole mõelnud selle peale. Kui head suhted sul vene keelega on? Oskad sa vene keelt?
ma tegelikult ei oska väga hästi vene keelt, aga mul ei ole olnud mingit praktikat ka, nii et sellepärast ei olegi. Aga sa sooviksid kooliprogrammi sisse viia vene keele, kui omandada üks keel endale või ei ole seda noortel vaja? On vaja küll. Venelastega peab ikka oskama suhelda, et vene keelt peab oskama. Kui sa oleksid üks päev haridusminister, mis sa muudaksid õppeprogrammis, mis ühendaks Eesti ja vene noori? Nii rasked küsimused. Nüüd on jõudnud kätte väga tähtis aeg. On aeg hindet näidata. Teha viimased otsused, teil on käes paberid. Te teate, missuguse paberi peale te kirjutate poisinumbri, missuguse paberi peale tüdrukunumbri ja annate need ära. Meie, kes me siin seisame, olete juba tund aega, meie kaasa arvatud, tantsinud. Ootame. Nii kui on paberid ära antud, iga üks teist läheb valib endale kaaslase istuvatest kohtunikest ja me kõik teeme veel ühe lõputantsu. Milliste emotsioonide ja tunnetega te lahkute tänasest finaalvõistlusest? See oli täpselt sama edukas kui eelmine nädal. See nädal isegi huvitavam. See annab väga palju. Mul on näiteks nagu treenerile, kui ma näen, et lapsed üks päev tagasi, nad ei oska üldse tanssida, aga praegu nad kõik juba tanssivad. Ja väga hästi. Et see näeb välja, seda on elegantne vaadata, kõik on ennast kaunilt riidesse pannud. Ja kui näiteks minu klubist trenni ajal, kui ma näen, et partnerid räägivad, suhtlevad oma ajal, tantsu ajal, oma vahel. Kui ma nägin täna, et need õpilased suhtlevad oma ajal, see oli väga positiivne. Nad oskavad tanssida ja rääkida sama ajal. Nii et see projekt ongi oma eesmärgi juba täitnud? Täielikult. Nad suudavad rääkida, nad suudavad tantsida, ma näen, kui nad ringis kõnnivad, siis nad peavad seal niimoodi kõndima, eks. Enne kui nad uue partneri saavad, siis nad juba võõrad inimesed seal lõid plaksu oma vahel ja viskasid silma ja nalja, nii et väga tore. Kas siin ei või olla sellist ajutist efekti, et nad võtavadki selleks konkursiks, projektiks ennast kokku, aga nädala kahe pärast on juba kõik ununenud ja ei viitsi enam kuhugi trenni ennast vedada ja tantsusammud on meelest läinud. Mida peaks tegema, et see projekt ja see sama vaim, mis täna ja meeleolu siin sündis, et see jätkuks? No esmalt loomulikult, kui keelt näiteks mitte rääkida, siis ta vaibub. Ta tuleb küll meelde, kui me satume keskkonda, aga see läheb meelest ära. Sama on tantsusammudega. Seda on reaalselt vaja teha selleks, et nad oleksid meeles. Nii et ma imesta, kui nad 6 aja pärast ei mäleta. Aga 6 aja pärast kindlasti on kergem meelde tuletada. Mis tähendab, et seda projekti tuleks tegelikult soojas hoida ja mitte 10 aasta pärast meelde tuletada, aga lähitulevikus, nii kähku kui võimalik ja erinevates koolides ning üle Eesti. See on eeskujuks tegelikult üle Eesti, mitte ainult Tallinnas. Eduard, kuidas soojas hoida seda projekti? Raske öelda, aga kui on tahtmine, siis ma arvan, on võimalik edasi arendada see asi. Ja peab olema kohta, noored peavad saama tantsida neid tantse. Ja meie peame looma selle keskkonna. Väga paljud vaatajad mõtlevad ja vaatavad, et kuulge, mis see tants nüüd on? Mille pärast te tantsite? Mis seal nii siis võluvat on? Öelge mulle ka, mis on tantsus nii võluvat? See on muusika, see annab sulle väga meeldivaid emotsioone. Sa saad suhelda, see on üks parimaid meelelahutusi. Selles ma olen kindel. Vaadake nende nägusid. Kuidas nad välja näevad, nad on nii rahul ja õnnelik. Ja. Hakkame neiudest ja 3. kohast. Koht number 3 on neiu number 2. Aplaus! Kui sa võtaksid kokku tänase partnerite tantsumaratoni kõige positiivsemad muljed, kuidas need kõlaksid? Позитивными эмоциями является то, что мы общались с учениками эстонской школы и получали практику и навыки в эстонском языке. Это очень полезно для нашей молодежи. 3. koht, noormees number 5. Millised teemad on noorte omavahelistest mõttevahetustest kõige põnevamad? Мы должны общаться, темы хотя бы должны быть по поводу как сблизиться, как быть ближе к эстоноязычным и русскоязычным.
И мы должны, я думаю, учиться вместе, учить и русский язык, и эстонский язык, чтобы нам было проще общаться. Teine koht, neiu number 6. Teine koht, noormees number 23. Mida sa tahaksid küsida oma tänastelt tantsupartneritelt? Ну, когда мы репетировали, нам сказали, что во время танца лучше не разговаривать, поэтому времени общаться не было. И, конечно же, хотелось спросить, как они так научились быстро танцевать. То, что для нас 1,5 часа это было мало, и я не считаю, что я научился танцевать, но мне очень понравилось. Esimene koht, neiu number 26. Kui tähtsaks sa pead tantsuoskust kehakeelena? Я думаю, то, что знать язык тела и владеть своим телом – это очень важно. Сегодняшнее мероприятие было немножко тяжело для меня, потому что я сейчас занимаюсь хип-хоп. Это немножко другой стиль танцев, другая музыка. Но знать язык тела, понимать это нужно, потому что если ты умеешь понимать язык тела, ты можешь общаться без слов. Esimene koht, noormees number 17. Sa oled ise tegevvõistlustantsija, kui sa astusid siia põrandale, sa juba teadsid ka, et sa võidad? Ei teadnud, sest siin vene tüdrukuid ja poiss sai väga hea liikumisega ja ei olnud üldse kindel. Teeme kõik võitjatele ja ka iseendale suure aplausi, aga peale aplausi võitjad paarid, 3. kohad, 2. kohad, esimene koht tuleb võitjate tants. Ja selleks on passa doble. See oli nali. Selleks on samba. Mida sa tahaksid öelda oma tänastele tantsupartneritele? No ma tahtsin öelda neile suur tänu, sest mulle väga meeldis nendega tantsida ja mul on väga hea meel, et täna mul oli väga positiivne ja hea olla nendega. Suur tänu! Mis on sinu arvates Eesti julgeoleku seisukohalt kõige tähtsam? Kas hästi korraldatud integratsioon või 38 uut tanki? Pigem hästi korraldatud integratsioon, sest kui rahvas on vastuolus, siis nende tankidega ei tee mitte midagi ära. Timala